veel harja punaseks, kui pealtnägija käis Hispaanias uudistamas Eesti miljonäride maju ja masinaid. Ka meie järgmist lugu võib nimetada omamoodi pealtnägija kodu eriks, aga see on pilguheit ühte radikaalselt erinevasse häärberisse Hispaanias. No tere tulemast päikeserannikule. Meil ruumi siin on ju. Ta on mees, kes pidas oma sõna. Juba aastaid lubas elupõline revolutsionäär Tiit Madison, et kavatseb kodumaalt lahkuda. Nüüd pesitsebki ta Hispaanias, elab hüljatud majas, otsib süüa prügikastist ja on vaene nagu kirikurott. Aga 61-aastane vabahing ei kahetse põrmugi oma valikuid. Mina oleks kunagi kui unistasin Eesti vabast riigist, ma mõtlesin, et kujuneb välja umbes selline ühiskond, nagu praegu siin Hispaanias on. Teatud põhjustel, millest ma olen rääkinud ja kirjutanud väga palju, ei ole see nii toiminud. Kuid enne tema Vahemere villa rõdule naasmist viskame pilgu igipõlise teisitimõtleja koloriitsesse minevikku. Paljude kaasmaalaste jaoks oli Tiit Madison 1980-ndatel üks tõeline ja aus isamaalane. Nõukogude Liidus 6 aastat vangis istunud Madison läks ajalukku legendaarse Hirvepargi miitingu korraldajana 87. aasta augustis. Hirveparki, selle treppidele oli inimesi kogunenud palju. Seal toimuski siis meie miiting, esimene poliitiline meeleavaldus 10 aastate jooksul. See oli jäämineku alguseks. Hirvepargi järel Nõukogude Liidust välja saadetud Madison emigreerus 3 aastaks Rootsi. Kui kodune Eesti punaikke alt lõpuks vabanes, lootis endine poliitvang oma panuse eest vabaduse taastamisse salamisi riiklikku teenetemärki. Kuid 96. aastal pandi ta hoopis uuesti vangi. Teda süüdistati riigipöörde katse tingimuste loomises. Madison vabanes Patarei vanglast aasta hiljem. Selle kinnipanekuga oli nagu midagi oli viltu ja see väljatulek on ka umbes samasugune. Aastad läksid ja Eesti kuulsem riigipööraja otsustas taas poliitikas kätt proovida. 2002. aasta oktoobris valiti ta Lihula vallavanemaks ning just sealt algas Madisoni Ameerika raudteed meenutava eluseikluse järgmine ja vihane peatükk. Just vallajuhi initsiatiivil paigaldati Lihulasse kurikuulus mälestusmärk Saksa mundris võidelnud Eesti vabadusvõitlejatele. Kui politsei ühel 2004. aasta septembri õhtul skandaali tekitanud sammast maha võtma läks, puhkes neil kohalikega vägivaldne kätš. Järgmisel päeval paugutas vallaboss Madison tollase peaministri Juhan Partsi aadressil tuld ja tõrva. See tegu oli jälk ja ma arvan, et ma olen nii palju küll nüüd Eesti poliitikas olnud, tunduvalt rohkem kui meie peaminister, ma arvan. Tema oli alles siis pioneeriaas, kui mina Gulagis istusin. Ma arvan, et see on Res Publica poliitiline surm. Riigijuhid süüdistasid Madisoni provokatsioonis ja natsipropagandas. Emotsioonid käisid üle mõlemal poolel. Ja sealt peale tiksuski elupõlise mässaja peas kinnismõte tema suhtes vaenulikult kodumaalt ühel päeval kindlasti jalga lasta. Poolteist aastat tagasi pakkiski Tiit koos abikaasa Terjega kompsud kokku ja nad lendasid Ryanairi ühe otsa piletiga Hispaania lõunatippu. Isegi nende kooliealised lapsed, poeg ja tütar, kes jäid Eestisse peretuttavate juurde, ei olnud piisav argument mitte lahkumiseks. Sest lootus õiglasesse Eesti Vabariiki on perekond Madisonil ammu kustunud. Eestlastele anti võimalus üles ehitada riik, kus iga eestlane ennast hästi tunneks. Selle asemel sai selle riigi ladviku hästi elamise projekt, välismaiste pankade ja suurkorporatsioonide kullaauk, sisuliselt politseiriik, kui sa hakkasid vastu, sind jälitati, sind represseeriti ja me ei tundnud ennast hästi Eestis enam. Ma ei ole selles mõttes kosmopoliit,
Eesti on mu südames, Eesti rahvas on mu südames. Ja kõik on mu südames. Aga midagi on seal väga viltu. Ma kardan, kui Eesti rahva mentaliteet ei muutu, ei toimu mingit pööret, tähendab, siis Eesti riiklus lihtsalt hävib. No aga mida see tähendab, Tiit? Siin päikeserannikul, ütleme, fantastilise vaate taustal on jube hea öelda, et teie seal 4000 kilomeetrit üleval pool suures kaamoses muutke oma meelt. No ega seda ei saagi käsu järgi teha ja ilmselt on mingid ajaloolised põhjused olnud, miks eestlased on sellised, nagu nad on. Kindlasti see 50-aastane okupatsiooniaeg, pikk orjaaeg, et eestlane ei saa oma orjameelsusest üle. Elades siin ühiskonnas nüüd alles suudad nagu võrrelda. Oskar Loorits omal ajal ütles täiesti õieti. Eestlastel puudub poliitilise mõtlemise võime, seetõttu ei suuda eestlane valida omale juhte ja sellest ongi kogu eestluse probleem. Ja kahjuks ongi eestlased orirahvas. Milline on see tõenäosus, härra Madisson, et ühel päeval te oma, ütleme, kivestumuse matate ja naasete oma kodumaale? Noh, selleks, et naasta peaks olema Eesti ühiskond hoopis teine, kui ta praegu on. Tõenäoliselt juhtubki nii, nagu Eesti Ekspress kirjutas, et minust jäänud tuhk puistatakse siia samasse Vahemerre, mida siin samas selja taga näete. Malagasse saabudes tuhises Tiidu ja Terje taskutes üksnes tuul, sest kodumüügist saadud raha olid nad kaotanud ühes ebaõnnestunud äritehingus. Esimestel nädalatel hulkusid nad kodututena ringi, tegid Seedrisalus lõket ja ööbisid telgis. Mida tulevik toob, ei teadnud kumbki. Aga siis puhtjuhuslikult sattus nende teele üks mahajäetud maja keset pisikest Benalmadena mägilinnakest. Ta oli kõik korrastamata, ta oli must, ta oli kole, siin oli tulnud kalkarid, mis iganes, ta oli ära põlend ja siis Tiidu kätte jõuga. Kõik on korda tehtud, mina olen ainult siin unmelnud ja lilli istutanud ja perenaine olnud. Palju te selle kinnistu eelmiste omanike kohta teate? Ei, ega me suurt ei teagi midagi. Siin lähedal kuskil pool kilomeetrit elab üks perekond, nemad on siin olnud juba üle 6 aasta. Nemad ütlevad, et selle 6 aasta jooksul on see kogu aeg tühi seisnud. Igal juhul siia ei ole kedagi ilmunud, kes oleks öelnud, et ta on selle maja peremees. Niisiis maja lihtsalt vedeles ja eestlased otsustasid selle hõivata. Nüüd esimest korda on Tiit nõus ka Eesti rahvale näitama, kuidas ja mis tingimustes ta tegelikult elab. See on teie kodu siis, Tiit? Nojah, kuidagi see sattus nii, et see on nüüd meie kodu juba 1,5 aastat. Maja on iseenesest väike, aga tube on päris mitu, aga siin on alles veel remont poolel, see on meil tulevane külaliste tuba siin. Ja siin on nüüd kunagi, ma arvan, et mingi vähemalt üle 6 aasta tagasi on olnud marmoritöökoda. No siin on need näidised, mis müükest marmorit siin tehti ja saeti, aga kuna elurajoon või elamud hakkasid peale pressima ja marmori lõikamine teeb nagu suurt müra, siis ilmselt jäeti see maha ja siin ta on nüüd muutunud meie nagu panipaigad ja